Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad. 8 katset ajaloo esimesest Horvaatia MM-rallist on lõppenud. Juhib rallid Thierry Neuville. Esikolmikus käib pidev võitlus Ogier ja Evansiga. Meie mees Ott Tänak on natukene esikolmikust maas, aga pärastlõunased katsed juba natukene andsid lootust, et homme võib Ott saada ka autoga rohkem sina peale. Aga kõigepealt Jaan Martinson Zagrebis, oled veel kohal? Jah, olen siin kohal ja olen siin meediatsoonis. Thierry Neuville tuli juba sisse ja varsti ribu radapidi tulevad järgmised ka, et siis saan Otiga paar sõna vahetada ja kuulda, mis tal on öelda, et tundub, et lõunapausi ajal ta sai autos üht-teist kohendatud ja ta kaotas ju pärastlõunaste katsetega ainult 6,6 sekundit. Et kui seda nüüd arvesse võtta, oleks hommiku ka kaotust nõnda vähe olnud, oleks ju 13,2 sekundit Neuvillile ehk liidrile ja seda poleks ju sugugi palju, et mees oleks selgelt suures mängus. No aga mis sa siis lõunapausil teada said, kuhu need sekundid kadusid? Nägime, et Ott ainsana läks rajale ühe varurefiga, peaks justkui nagu auto kergem olema, aga kas siis kuidagi balanss oli paigast ära või mis tal paigast ära oli? No ilmselt olid mingid seadistused olid paigast ära ja no, tal oli ju see tegelikult esimene ralli, pikk tõeline asfalti ralli Hyundai'ga. Ja selge see, et nagu ta ise ütles, et ta nendel teedel, et peavalu ei valmistanud refid, vaid just need teed. Ja nende teedega testida neil ei saanud ja ütles, et need olid üllatusi pakkuvad, et see ongi ilmselt põhjus, sellepärast, et võtame kas või selle päeva viimase katse, kui Neuville sõitis ka kõvade rehvidega ja veel üks rehv oli rohkem, ikka Ott kaotas talle ju 1,8 sekundit, nii et ikkagi rehvi taha ei jäänud see asi. Aga rallis on ju niimoodi, et ega siin keegi oma südant ei puista ja tegelikest probleemidest ei räägita. Ei räägi ei tiimijuhid, ei räägi sõitjad ja ega me ju tegelikult ei teagi. Ja see on tüüpiline, eks, et kas muutsid seadistust, jah, tegin paar klikki ja siis kui küsid, kas paremale või vasakule, siis selle peale, et järgmine küsimus, palun. Nii Ott tuligi nüüd sisse, aga nüüd natukene läheb aega enne, kui ta ajakirjanike juurde jõuab. No paar minutit jõuame veel rääkida. Kuidas sulle üldiselt see tulevärk, mis siin esimene päev on pakkunud, on meeldinud? Ei, võitlus on äge ja just jube kahju, et Ott ei ole seal suures mängus praegu sees, et nagu VRC telekommentaator ütlesid, et homme on küll see päev, kus ei tohi ühtegi meetrit sellest võitlusest mööda lasta ja nii ta on, sellepärast, et Toyota on ka natukene paremaks läinud ja see läheb niisugune tõsine andmine, vaadake, kui palju moment on olnud, on Ogier olnud viimasel katsel Neuvillil, et seal ausalt öeldes võib kellegil midagi juhtuda ja Ott peab olema, kui ta nüüd ei suuda kinni püüda rivaale, siis ta peab olema vähemalt löögipositsioonil, et kui kellegiga midagi juhtub, et siis nagu sinna poodiumi peale ronida. Mis nägudega su Soome kolleegid täna on? No, Soome kolleeg on tegelikult ainult üks ja tema on ka väga hapu näoga. Ja praegu just teebki siin mul kõrval Jari-Matti Latvaga intervjuud, aga Jari-Matti Latvalal, tal on ikka naeratus näol, tal on kogu aeg naeratus näol, aga see naeratus on tavapäraselt lai. Vähemalt mulle tundub sealt maski tagant, tal on ikka mask ees, nagu meil siin olema peab. Kuidas need reaktsioonid, olid sa esimese katse ajal veel hotellis või olid juba seal meediapargis? Ei, ma olin ikkagi hotellis, siin meediapargis ei ole nagu suurt midagi teha ikkagi. Hotellis on hea mugav neid kiiruskatseid vaadata ja see oli küll, et Jopp Antonio, et see oli ikkagi tõesti, ütleme niimoodi, et paraku ikkagi on veel õpipoiss Kalle Rovanpere, kuhu ta kiiret oli. Ta juhtis ju peaaegu sekundiga esimeses splitis Thierry Neuville'i ees
uued rehvid, uued teed, kummaline asfalt ja tal on kohe vaja kiirustada. Ei ole vaja ju. Ei ole. Nagu Teemu Sunninen Montes vist on ju? Mida ma ei kuulnud nüüd? Et Teemu Sunninen vist Montes pani ka esimesel katsel kohe varakult põsastesse. Ja no põhimõtteliselt ka temal ja tegelikult Suninenil on ju probleeme, tähendab kellegil ei ole mingit küsimust, et Kalle Rovanpera on sõidumees. Isegi vaatamata sellele, et tal juhtus. Aga Suninen ju võitleb oma palga pärast ja kõik need väljasõidude, ta ju Montes sõitis ka välja, et need kindlasti kasuks ei tule tema tulevikule. Kui me siit telepildist näeme, et päris palju publikut on ikka koha peal, et seal koha peal ei ole midagi kuulda, et see võib saada siin saatuslikuks mõnele katsel, et võib-olla tuleb midagi kärpima hakata? Ei, seda ma ei usu. Tähendab, siin kuidagi nad on ääretult lõdvalt suhtuvad kogu sellesse koroonasse ja ega maske väga ei kanta ja ma ei usu, et siin mingi tõsine probleem nüüd sellest juhtub tulema. Okei, igatahes meie need ralli üldennustused on kõik uppis, sest kõik pakkusime siin Rovanperat esikolmikusse, aga mis sa ütled, Ott sekkub veel poodiumi heitluses homme või? No ma arvan küll, jah. Ja kusjuures meie ennustused, meie panime ju tegelikult kõik oma ennustused väga õigesti, aga ainukene probleem on selles, et need sõitjad ei järginud neid ennustusi. Meie tegime kõik õigesti. See on alati see viga. Kuule, aga olgu, jätame su siis Otile küsimusi välja mõtlema ja vaatame ära siis sinu lõunase intervjuu Otiga pärast lõunast, ehk siis õhtust intervjuud vaadake pärast Delfi spordist, aga aitäh sulle praegu, Jaan. Olge head. Ja enne kui Roland Poomiga võtame siin tänase päeva kokku, laseme siis selle lõunase intervjuu 1,5 minutit umbes peaks olema pikk, vaatame selle ära. Hommik oli keeruline. Ütle, kui hull on sõita rehvidega, mis tööle ei hakka? Raske öelda, ma ei ole öelnud, et nad tööle ei hakka, et ega ma ei tea, kuidas teised rehvid töötavad, aga kindlasti oli raske mingit rütmi leida. Üsna huvitav valik oli sul minna 4 kõva rehviga, et sa lootsid kas veidi soojemat ilma, soojemat asfalti või on ikka põhjus selles, et sa ei tunne veel neid Pirelli rehve nii hästi? Pigem ma arvan, ma ei tunne seda rallit, et testides meil nii-öelda sellist pinnast ei olnud ja see oli kõige üllatavam, et üleüldiselt ilmastikuolud ja kõik muu oli kindlasti nende rehvide jaoks nagu sobilik, et siin ei tundnud midagi ekstreemset, aga ma arvan, see info, mis meil enne rallit testit oli, see ei töötanud. Mida sa nüüd pärastlõunal teha otsustad? On sul juba plaan vaikselt peas valmis mõelduda? Eks näis jah, küll me midagi teeme ju. No ralli on alles noor ja ega seda kaotust ei ole ju otsatult, et seda on ju kõik võimalik tagasi teha hea sõiduga. Ja, ralli alles hakkas, eks näis, mis tuleb. No nii, tagasi stuudios Roland Poom meil ekspertkommentaatoriks. No pärast lõunal oli see kaotus 25,3 sekundit ehk siis seal lõunapausil ja nüüd on siis 31,9. Mis sa ütled, on see juba lootusetult suur vahe esimestega või ralli on ikkagi veel algusjärgus? Ma pean kõigepealt ära ütlema, et see ekspertkommentaator kõlab juba hästi. Aga ei ole ju midagi hullu tegelikult, et mis ma vaatan, 24 sekundit hetkel poodiumil on ju. Et eks me täna nägime ka veidi seda ikka, et juhtub asju ja eile mainisime ka ära, et rehvi purunemisi kindlasti saab tulema ja neid tuli ka täna, et madalamates klassides kõvasti rohkem ja Ogier sai ühe rehvi purunemise ja ma isegi ei tea, kas midagi tuli veel kuskilt, aga kõik on püütav ja tegelikult ma arvan, et siit on jumala okei minna, et stardipositsioon ma ei saa öelda ka, et midagi ulmelist oleks nüüd, et täitsa okei kõik. No aga võtame kohe selle rehvi valiku, kui sellest juba juttu oli, võtame selle hommikuse rehvi valiku ette. Ott läks ainsana
5 kõva rehvi kaasa. Ogiel oli näiteks 2 kõva, 4 pehmet, Lube 4 kõva, 2 pehmet ja sellised kombinatsioonid, et seal olid 2 kõva, 4 pehmet, kellel kuidas, et aga üllatas sind see, et Ott läks teismoodi riskima? Tegelikult ei üllatanud väga, sest kui vaadata, kuidas või millist rehvi strateegiat Ott on alati teinud, siis ta suure osas ajast, kus ei ole nagu 100% teada, mis rehvi valikut võtta või kas minna turvaliselt, siis ta pigem läheb alati mitte turvalist teed pidi. Et ta valib sellise rehvi strateegia, millega on võimalik kas väga palju võita või siis pigem ei ole võimalik sellega sinna top 3 sõita, et suuresti enamasti see minu meelest on see tal toiminud. Täna jah, oli veits keerulisem, aga selles mõttes 4 katset, et küll nad arvestasid ka välja kilomeetrid täna ja et kui palju potentsiaalset kaotust võib tulla, et kas on mõtet riskida. No aga pärast lõunal läksid ju kõik enamus 5 kõva rehviga peale, välja arvatud Lubeel, kellel oli 6 kõva ja 2 pehmet, kellel oli 6 kõva lausa kaasas ja Formol oli 4 kõva ja 2 pehmet, et me ei saa ka ainult nüüd rehvide süüks seda esimese poole ajakaotust panna. Kindlasti ei saa ainult selle taha panna, et eks sellest kõik algab tegelikult, et kui palju nüüd kõva rehv on aeglasem pehmest rehvist on üks teema, aga kui palju see mõjutab sõidu mugavust või seda head tunnet rooli taga, et see on tegelikult hoopis suurem faktor seal. Ja ega tegelikult oli seal selgelt näha, et pidurdamised olid sellised mitte otilikud võib-olla, kui nii öelda, et mitu korda pidurdamist, mitte üks konkreetne pidurdamine ja keeramisega samamoodi, et sellist 100% enesekindlust ei olnud. Ja tegelikult ongi see, mis sellest rehvi strateegiast tuleb lõpuks, et ei ole ainult rehv üksinda see, mis selle ajakaotuse toob. Ütles siis Ott mingi katse lõpus ka, et see on hetkel meie kiirus, andis siis mõista, et üleliigseid riske lihtsalt ei võta, sest ei tunne ennast kindlalt. Ega me vist ei saagi nõuda sellisel hetkel, et hakanud hullult riskima. Ja ei, loomulikult, ega ralli ongi selline ala, et kui tunnet ei ole, siis pole mõtet pushida, sest seal on ikka eriti väikest viga vaja, et midagi juhtuma hakkaks, nii et see oli esimene luup alles, nii et seal oli nagu väga lihtne ja loogiline valik tulla safe'ilt, kui pole tunnet head, siis tuleb teha järgmiseks ringi lihtsalt korrektuurid ja proovida edasi, et ja teine ring oli oluliselt parem. Tegelikult oli ju esimesel katsel vaid sentimeetrite küsimus, et Toyota oleks pidanud hakkama seal 2 autot konksuga välja vedama, sest Ogier, kes startis kohe pärast Rovanpera, tal oli väga suur moment täpselt samas kohas, kus Rovanpera vasakult alla keeras. Ja ma just Jaanin ütles, et kuhu Kalle kiirustas, et kui sul tuleb mitmekordne maailmameister ja teeb samas kohas vea, siis ilmselt ma ei usu, et nüüd Kalle üleliia kiirustas, et tegemist oligi keerulise kohaga järelikult ja võib-olla keeruline oli kas legendi pihta saada või kruusane, mudane, mingit jama oli seal palju, aga ei, Sebastian tuli päris uhkelt sealt ja tegelikult meenutas natuke seda Soome Arktiku ralli väljasõitu, et kus saba ees, et kurvi tagant on saba enne näha kui esiotsa. No ütles siis Kalle kommentaariks muidugi müts maha, et mees tuli sisuliselt metsast välja ja kohe astus stuudiosse kaamera ette. Ütles, et päris katse lõpus oli viimane allamäge rajalõik, tulin kurvi sisse ja pidurdasin, pisut liiga palju kiirust, alajuhitavus ja selline on tulemus. Minu viga, võib-olla oli asfalti peal natukene liiva ja tolmu. Lootust on, et saavad auto ära parandatud, aga auto pole veel siin. Aga kui auto sinna jõudis, siis üsna kiirelt tuli see info ka, et seda ei ole võimalik parandada. Päris optimistlik muidugi lause Kalle poolt, et äkki saab parandatud, sest ta ise nägi, ma arvan, väga hästi sealt, et see auto oli ikka jumala banaanis. Ma nägin sealt, keegi oli metsa vahel pilitinud, kui ta seal veel ümber oli, et sealt juba vaatad seda autot, ei tea, sellest küll asja ei saa vist homseks, et aga muidugi mehaanikud teavad uskumatuid asju vahest. Aga igatahes kahju, et Kallega niimoodi läks. Esimene katse tõotas sellist suurt virvarri ja oli arvata, et äkki siis ülejäänud katsed saavad ka olema sama ootamatud, aga kas see võib-olla see Kalle esimene laks võttiski teistel natukene ka hoogu maha või?
kas nüüd hoogu maha, aga võib-olla seda... Tegi teadlikumaks jah, kuidagi. seda aukartust võib-olla nagu tuli rohkem, et need on ikka onboardi vaadates ikka väga tummised katsed tegelikult. Ja midagi lihtsat seal ei ole ja kindlasti nagu gramm seifimalt võib-olla võeti neid kohti, kus legendis oli kirjas Gravel Crew poolt kruus, muda, tolm, mida iganes. No kui rekke ajal räägite, et katsed on päris hüplikud, mis on asfaldirallile ebatüüpiline, siis no ma kujutan ette, mis tunne seal autos on istuda üles-alla, et sisikond võib olla päris tagurpidi. Tegelikult on lugu nii, et ralliautos on jumala mõnus olla, et kui rekke ajal sõidad sealt rallidele, nii et paned rekke autoga, siis lendad seal sellised kaardlugel tulevad sellised Kreeka eed seal paberi peal, et nagu välja ka ei loe. Ralliautoga lähed, sa ei saa arugi, et seal midagi on, et tegelikult seal sellega on mõnus. Pigem on rekke autoga on ebamugav, neid 2 eelmist või 3 eelnevat päeva rallil on ebamugavad. Aga Neuville siis juhib 7,7 sekundiga Ogier ees. Mis me Ogier päeva kohta ütleme? Ta ise veel 2 esimest katset ütles, et on kuidagi ettevaatlik, et eks ta ematas ka sellest Kalle juhtumist ja enda juhtumist ka ära, aga pärast on leidnud kindlus üles. Ja tegelikult kuidagi, kui ma täna neid katseid vaatasin, siis nagu üldse väga ei pannud tähele teda või kuidagi... Ühesõnaga oli kuidagi tagaplaanil, aga tegelikult ju väga... Tegelikult oli esiplaanil, et väga veider. 4 katsevõitu siis Ogier'le ja 7. katsevõit tähistas selle mehe karjääri 600. katsevõitu. Väga uhke tulemus, aga täiesti maailmameistri vääriline töö, et kuigi ütles ei tunne mugavalt, suutis tulemust ikkagi tuua, et... Ja veel esimese katse intsident on ju, et tegelikult see kindlasti toob maa peale tagasi enamused ja korraks paneb mõtlema, et okei, tuleb natuke võib-olla seda legendi ümber hinnata, et kus on libe, siis seal ikkagi on libe või mis iganes asja, et väga, väga hea sõit, mitte midagi halba ei saa öelda, pigem sama, no jah, ma ei saa öelda, et ei oodanud seda, aga võib-olla natuke ei oodanud ka, võib-olla teistelt ootasin natuke rohkem. No tegelikult üks katsevõit läks ka Evansiga jagamisele ja siis kas meil on siin 3 katsevõitu Neuville'ile ja 1 Tänakule. Räägime Neuville'ist. Kas ta natukene vedas sellega, et Kalle talt eest ära tuli? Nüüd tal on tee ikka kõvasti puhtam. Jah, niivõrd kuivõrd. Et kindlasti on esimesena parem minna. Aga mina olen pigem nagu üllatunud, sest kuidagi enne rallit nagu väga ei rääkinud temast, väga ei mõelnud, et sealt võib mingit head resultaati tulla või sellist tempot, et tegelikult pigem üllatus minu jaoks. Aga ei väga hästi tegi oma töö ära ja kui ees keegi kukub ära, siis seda tuleb lihtsalt ära kasutada, osata ära kasutada ja ta ilmselgelt oskab seda ära kasutada, et see nii-öelda eelis talle tuli. Oli see Neuville, kes viimasel katsel natukene sedast mäeküljest maha tõmbas väikse tüki? Hakkas väheval, nagu juba vaatasin, et hakkab külili minema, aga ei, katse lõpus ütles, et kõik oli kontrolli all. Kõik kontrolli. 2 ratast oli õhus, aga kontrolli all. Päris kontrolli all vist ei olnud, aga ilusti pääsetud, et natuke show'd ka. Ja ei, tegelikult on näha, et mehed panevad väga piiri peal, et sellised asju juhtub, siis ei saa midagi öelda, et tagasi hoitakse, et pannakse ikka väga piiri peal. Elfyn Evans kaotab, oli siis enamus päevast oli teisel kohal, lõpuks kaotab siis Ogier'le 0,3 ja Neuville'ile 8,0 sekundit. Üsna vaoshoitud oma katselõpu intervjuudes, et ega ei meenu ühtegi sellist suurt momenti ka, et oleks teinud. Sõidab, nagu ta ikka on sõitnud, kõik need rallid kontrollitult. Evans, jah? Jah. Ma arvan, et siin eelmistel rallidel rääkisime ka, et Evans on tõenäoliselt kõige näljasem, ma arvan, selle MM-tiitli üle. Et, no sellest pole kahtlus ka, et selle tiitli ära võtab. Jah, et see on nagu Otiga, et nii lähedalt läks käest ära ja järgmine aasta tehti nagu mingi totaalne muutus ja minu meelest Elfyn Evans on nagu
midagi sarnast teinud, et nende kogu karjääri käik on väga sarnane selles mõttes olnud. Et ta vabalt, ma arvan, et ta võiks siin praegu ralli juhtimiskohal ka olla, aga see liiga palju riske peaks juba selleks võtma, et ta nagu veits mõtleb ka, mida teeb, et kuidas ikkagi neid punkte võimalik palju kokku koguda. No 8 katset on alles sõidetud 20-st, aga ma pulli pärast vaatan seda virtuaalselt MM-sarja tabelit, seal Neuvillil päris kõva liidrikoht, 60 punkti temal ja Ogier 49, Evans on siis 46 peal ja kolmas, Tänak 4 ja 39 punkti koos Rovamperaga. No siin loomulikult punktikatse ka veel ja ärme hakka nüüd seda karunahka nüüd laskma, meil on ikkagi sõita veel 12 katset. Aga see oli lihtsalt siuke väike vaheltpõige. Otist saime juba räägitud, Greg Breen Otist omakorda 22,9 sekundit maas. No tegelikult 4 esimest meest sõidavad täiesti oma sõitu. Breen ikkagi jääb tuntavalt ka Tänakust maha. Ja pigem isegi oli nagu, pigem on isegi väike, ma ei tea, kas pettumus on õige sõna. Et no okei, me teadsime, et ta viimane asfaldiralli WRC sarjas oli nagu mega ammu. Ma ei hakka isegi ütlema, millal see oli, aga mega ammu oli. Et tal on keeruline saab siin olema. Aga no need katseajad on pigem sellised Greensmithi ja Farmoga ühte auka. Et pigem on nagu see, mis tekitab pettumust veits võib-olla. Et no ma ei tea, ei oska midagi kommenteerida, sest ta ise ka ei ole rahul oma asjadega, ilmselgelt. Ta on alati, kui on seal top 3, siis on nagu naerul, kui alla selle, siis ega ta ühtegi head sõna seal katse lõpus ei ütle, nii et kokkuvõttes ma ei tea, võib-olla saavad mingid muutusi autoga tehtud, et seda olemist mugavamaks saada. Aga sealt kahjuks täna midagi erilist tulnud, kuigi jälle positsioon pole liiga halb, 5. koht täitsa okei. No see on ikkagi see, et kui sa aasta ringselt ei saa kätt soojas hoida, siis asfaldiralli on ikka niivõrd spetsiifiline ralli, et eraldab terad sõkaldest. Ja veel eriti selline ralli, kus ongi nagu mega keeruline, kui sa autos 100% hästi ei tunne ennast, siis seal hakata pushima on ikka väga rets. Et jah, selles mõttes ongi normaalne. Veits kehvem kui normaalne, aga okei, ei saa midagi halba öelda ja kui Formeau ja Greensmithist eespool lõpetab ralli on kõik okk. No aga võtamegi Formeau ette, kellest tahaks kohe pikemalt rääkida. No siin All Live'is juba hakati ka tulevast MM-tiitlit kaela riputama, aga tegelikult väga mööda need jutud ei ole, et kui sa esimese ralli ikkagi WRC autos sõidad juba sellises tempos, no kas Greensmithist napilt 7 sekundiga ees, aga igal katsel ikkagi natukene tuli juurde võrreldes oma peamise rivaaliga. Ja lustib täiega. Nõus. Või selles mõttes nõus, et ta teeb head sõitu, Greensmith teeb ka enda kohta head sõitu, samas selle kogemuse pealt juba, mis tal on, veits võiks paremat teha, aga pigem isegi Greensmithi puhul kui nüüd varasemaid rallisi vaadates, siis on okei sõit, et muidu ta on ikka tummise kalendriga saanud kogu aeg. Aga Formeau kohta ma arvan, et teile ütlesime ka, et kui ta ralli lõpetab top 6 on päris, et see ei ole nagu mega üllatus, et see on see oleks päris vägev värk, et me oleme näinud nüüd nagu ka Solbergi puhul, et noor kutt tuleb ja oma debüüdil paugutab ikka korralikult, et tegelikult selles mõttes Formeau teeb midagi sarnast. Okei, et ta ei tunne ennast sellel rallil nii koduselt, nagu Solberg tundis lume peal, aga katsajad on küll väga uhked. Ma ei tea, väga lahe. Formeau'l oli ka vist eelviimasel või viimasel katsel väike moment, kus ta seda sisekurvi päris natuke liiga palju lõikas. Eks ikka tuleb ette. Peab lõikama ka, et head aega saada. Ja pärast seda ütles ka, et nüüd ma pean vist natukene tagasi tõmbama, aga tegelikult on korraliku tööd teinud ja õpib iga katsega ja põnevusega ootan, mis sellest tüübist edasi saab. Ja ma lisan, et ma olen alati see vend, kes hoiab nendele nõrgematele peialt, nii et ma hoian talle täiega peialt, et ta nagu paneks seal, et see on lahe, mul alati meeldib vaadata, kui keegi tuleb uus, kelle kogemust ei ole üldse ja siis näitab põhimõtteliselt vendadele, kes seal 2 hooaega on tõmmanud. Ega me ju ei tea, kas Formeau jääb M-spordi WRC autosse või mis talle järgmiseks ülejäänud hooajaks pakutakse?
Mis ta diil oli? Seal oli mingi hulk WRC rallis oli ikka. WRC autoga rallis oli kirjas äkki 4 rallit. Ikkagi mitte kõik? Ei, mitte kõik. Osa ja ülejäänud on WRC 2 siis. Ärme vast teistel meestel nii pikalt peatu, need jäävad sinna tahapoole. No, Katsutast on natuke kahju, et sinna läks peaaegu minut vist ühe katse alguses. Ega me täpselt ei teagi, vist jäi seisma. Mingit avariid nagu ei olnudki, et... Ja veits kahju ja isegi kui me peaksin mingi kõige suurem pettumus võib-olla, siis tegelikult see olekski. Et tegelikult ma Katsutast ootasin midagi sellist mingisugust vägevat tulemust, aga ei, tal on rallit veel sõita. Ta võib ägedaid katseaegu panna küll veel. Aga R5 või tänapäeval siis Rally 2 autode arvestuses juhtimas Mats Ösberg ja seal käib kõva võitlus Nikolai Gräziniga 7,8 sekundit vahet. Teemu Sunninen, räägime Sunnineni momendis ka, et mis ta tegi? Sõitis, sõitis paremale alla täitsa kraavi välja ja tegi päris hullumeelse tagasituleku, et seda ma pean järgi vaatama. Ma lugesin Twitterist ainult, et mingi action toimus, aga ma ei... Ta sai kuidagi rajale tagasi lihtsalt täiesti võimatust kohast, ilma publiku abita, kusjuures publikut on meeldiv näha raja ääres, aga natuke on selline, et no millal kellegi FIA kannatus katkeb või vaatab siis FIA ka läbi sõrmede sellele asjale? Ja see on päris pull teema, et eriti kui mingi ilma WRC laivita teeks, et keegi maailmas ei tea, mis seal toimub. Aga terve maailm vaatab seda, et mujal sa ei tohi, ma ei tea, uksest ka välja minna, politsei tuleb juba ukse taha, et siis seal käib selline möll, et ma ei tea, mis piirangud seal on, aga või kuidas seda WRC laivi või WRC promootor seda asja hindab, aga ju siis ma ei tea, ei ole hullu nende jaoks. Ma vaatasin hommikul Horvaatia ralli kodulehte, et seal on tegelikult kirjas, et me pileteid ei müü, aga siis tuletame samas meelde, et riigis on sellised piirangud, et 1,5 meetrit vahet ja kandke maski ja... et nagu põhimõtteliselt piletid ei müü, aga põhimõtteliselt metsa võite minna. Okei. Nojah, miks mitte? Päris hea tegelikult piletitulu saaks, kui keegi hakkaks seal omavoliselt müüma. Aga Sunninen siis 3. R5 arvestuses, seal on 16 meest veel konkurentsis. Mikkelseni ralli läks, mis katse see nüüd oli, kuhu tema ralli läks? See oli päeva esimene ring äkki mingi... No näitab küll häid katseaegu, aga on 39 minutit maas. Räägime junior WRC-st ka, nemad siin 8. katse lõpuni, kas on tulnud? Jaa, on. 6. katse jäeti neil ära, 8. katse lõpus nad pole veel ilmunud või oota? Mina ei näe 7 pusariti. Ma ei näe number 7 ka, jah. Võita, kas siis jäeti kõik ära? Ma tean, et 6 canceldati ära enne. Ja selle Hiroki ja Rai ja Vari pärast. Aga rohkem pole neid, mina pole tulemusi näinud. Robert Virves siis kuni senimaani püsis 6. kohal. Tal oli avapäeva esimesel poolel oli suured probleemid roolivõimuga. Pärast teist katset saadi restardiga vist midagi korda. Nii palju kui meie kõrvu on kuuldud, aga 3. katse aeg oli ikkagi 15 sekundit parimatest maas ja... See on täitsa okei. Ei saa pahaks panna. Ei saa pahaks panna, jah. Ei saa muidugi. Et mis see katse oli 10 kiltsa pikk, 1,5 seki kilomeetrile Raul Padjule, kes on asfaldi peal üles kasvanud ja kes paneb nüüd äkki 3. hooaega vist junior WRC, et meie Raul Padjuga sõitsime 2019, siis ta sõitis ka esimest hooaega, nii et ma isegi seda Roberti puhul seda ma ei tea, jah, vaatad 15 sekki kaotab, 20 sekki kaotab, aga tegelikult väga raske on hinnata niimoodi. Sest need on nii keerulised olud, kus sõita, et seda ei ole võimalik lihtsalt, et kui nad paneksid puht asfaldi peal kuskil Hispaanias, oleks nagu hoopis teine teema, et kui ta tuleb selle lõpuni, selle ralli ilma vigadeta, siis ta on raudselt top 5 sees ja head punktid. Meil on Rally Estonia veel, ta on nüüd saanud 3. asfaldi ralli, ta saab hea asfaldi kogemus alla, nii et siit ma arvan tuleb häid tulemusi küll. Ma arvan ka. Homme on meil siis ees ootamas kiiruskatsed 9. 16. Algab päev umbes samal ajal nagu täna algas, 9.29.
aga katsete pikkused on juba sellised huvitavamad, et 20,3, 20,7 ja siis esimene ring lõpeb 11,1 ja 8,7, aga 2 pikka katset kohe päeva alustuseks. Ja veel see SS10-14, mis nii-öelda pidi siis olema üks kõige tehnilisemaid katseid, jah. Et no mõttetu on vist midagi ennustada, et nägime oma kas või enda ennustuse pealt, mis... No tahaks selles mõttes näha, et see sats seal ees tuleks ikkagi kõik koos, et seda pudenemist oleks võimalikult vähe, et asi püsiks huvitavana ja ega siin ei olegi midagi, kui Ott suudab eestotsast juba midagi tagasi natuke võtta, on väga hästi. Kui keegi teeb väikse vea sisse, siis on ainult vaja ja käia mööda supsata, et see vahe on praegu täpselt selline, et mis iganes väikse vea keegi sisse laseb, siis tal on võimalus minna. Et ja tagantpoolt ma ei teagi, lahe oleks Formoolt midagi veel näha, Priin võiks oma hoogu vähe kasvatada ja ega WRC osas ma ei tea, mis üllatusi sealt ikka tulla saab. Täna nägime selles mõttes mingi põhja ära, mis hooga keegi kust tuleb. WRC 3 arvestuse liider on Johan Rosell, viimase katsega on ta tõusnud mööda Kajetan Kajetanovitšist. Aga räägime siis sellest ka, mis meil ikkagi siin laual jätkuvalt on. Eile juba sai välja kuulutatud vaatajamäng. Tool Market OÜ on välja pannud sellise tumise tööriistakofri ja meie küsimus on siis, et mis number padruni võtmega saab lahti WRC auto rattad. Meil on tulnud igasuguseid vastuseid, meil on tulnud valesid vastuseid, meil on tulnud juba päris suur hulk õigeid vastuseid. Ja tuletame meelde, et ärge siis ikkagi meie õiget vastust, mis te pühapäeval kuulete, kahtluse alla seadke, sest pärinevad andmed väga... Otse servicepargist. Ei tohi öelda, kust pärinevad. Okay. Aga ütleme usaldusväärest allikast. Igatahes küsimus on siis, et mis padruni võtmega WRC ratas lahti tuleb, õigeid vastuseid koos telefoninumbriga ja nimega. Paneme selle südamele. Meil on tulnud päris palju vastuseid. Ma ei ütle, kas õigeid või valesid ilma telefoninumbrita. Neid me kahjuks arvestada ei saa, sest mine tea, mis ringiga pärast peab hakkama võitjad taga ajama. Lihtsam on, kui panete telefoninumbri juurde ja saatke siis vastused 6kaik@delfi.ee. Sinna võib saata ka muid küsimusi, mis ralli jooksul tulevad, mida tahate Rolandilt kuulda või üldse ralliga seoses mingi asi jääb hingele krepeldama. 6kaik@delfi.ee. Ma võin siia saate lõppu ühe huvitava fakti öelda, tahad? Ikka tahan. WRC 3 klassi liider Johan Rossel sõidab minu autoga. Minu Otepää talveralli autoga. Ja millega mina lähen sõitma Poola ERC rallit, nii et... Aha, kuidas te niimoodi jagate siis? No ma ei tea, ise avastasin selle eile. Vaatasid seda seerianumbrit? Jah. Vaat, huvitav fakt. Homseks järgmine fakt. Hoiad pöialt siis Johannile, et su autot ikka kortsu ei sõidaks. Seal on hea vibe on autos sees, et sellega on hea Poola minna siis. Aga kui ikkagi sõidab kortsu, no siis kahjuks peab tulema uus auto. Eks neile rohkem neid, aga ma ikka loodan, et see sama auto tuleb. Aga siis tema organiseerib sul uue auto või? No, ikka meeskond, ma arvan. Igatahes väga põnev fakt, jälgime kindlasti ka Johan Roselli tegemisi. Aga tõmbamegi vast avapäeva juttudele joone alla, et mis me siin ikka oskame veel öelda, sest pikk ralli on ikkagi veel ees ja nagu ka Ott ütles kas lõunal või õhtul isegi, et tegelikult on ralli alles algusjärgus. Jaa, absoluutselt nõus. Kõike võib juhtuda. Palju kindlasti juhtub veel. Katsed on homme kindlasti keerulised, tehnilised ja ma arvan, et actionit tuleb palju, nii et homme ma arvan rääkida, millest kindlasti on millestkist. Ma tahaks veel mütsi maha võtta Latvale ees, kes ka kohe pärast seda esimest katset oli juba tikksirgelt seal servicepargis valmis ja rääkis kõik ära. Aus mees. Tal ausad silmad ja aus mees, Teise tahavad udujuttu, siis tead, et Jari-Mati juurde võid alati minna, et kuule, räägi need südamed kõik ära, ta räägib kõik ära.
rääkis, kuidas olukord on, kui pettunud ta on, ei ole hullu, meil 2 autot ikkagi veel rivis ja siis näete, et Adamo seal lõunapausil saadakse kuidagi hõlma alt kätte, et tule räägi sina ka ja siis ta jääb ikka täielik kägu sulle vastu. Aga vähemalt on üks vend, kes räägib ausalt kõik ära. Küsid tal, et kuidas kodus on naisega või on, tähendab naist ei ole, et kas otsid naist, siis ta vastab sellele küsimusele ka. Ma arvan küll. Raudselt. Proovime ära. Aga igatahes aitäh vaatamast, kes tahab meid kuulata ainult audios, siis valige endale sobiv podcasti platvorm ja trükkige sinna 6 käik sisse, leiate meid üles. Homme samuti umbes samal ajal kui täna tuleme eetrisse ja otseblogi jälgige siis hommikul esimene katse 9.29, aga alustame seal juba pisut varem nii-öelda emotsiooni tekitamist. Aitäh kuulamast ja homseni. Homseni. Podcasti 6 käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.